20 august ja ma just lõpetasin jooksmisega. Nii et võib-olla näete, et ma olen reaalselt veits peet näost. Ma reaalselt olen seda vlogi alustamist nii kaua edasi lükanud, et ma mõtlesin, et vahet pole, ma teen selle praegu lihtsalt ära. See vlog siin, see tulebki nüüd siuke segasumma suvila kokku, sellepärast et ma olen teinud mingeid klippe, aga ma ei ole järjepidevalt iga päev vlogin või midagi, nii et siia vlogi ma panen neid kokku, need klipid, mis ma olen teinud ja siis homme me läheme koos Saaremaale ja siis ma võtan teid kaasa sinna ja üritan siis seal normaalselt vlogida. Viimasel ajal üldse mul on olnud nagu väga palju mõtteid, et nagu kas mul on mõtet üldse neid vloge teha, kes inimesed viitsivad neid vaadata. Aga siis ma mõtlesin, et reaalselt mind ennast huvitavad ju teiste videod. Mulle meeldivad nii väga vlogid. Ja näiteks praegu ka ma mõtlen, ma jooksen ära, aga nüüd kui ma koju lähen, mitte midagi ei näe. Ühesõnaga, nüüd kui ma koju lähen, siis ma hakkan sööma, on ju. Ma armastan, kui ma saan vaadata söömise kõrvale näiteks kellegi vloge. Nii et see on mul kuidagi nagu selles mõttes südameasi. Ma ise olen nii kaua aega olnud see inimene, kes vaatab teiste vloge, nii et ma ikkagi punnitan edasi. Ja ma loodan, et on siis ikkagi kedagi, kellele need meeldivad ka, on ju. Eelmine nädal ma käisin sõbrannadega, käisime söömas. Ma panen siin vast ka kohe varsti klipid, kohe jõuame sinna, nii. Aga ühesõnaga, ma käisime sõbrannadega söömas ja siis ma rääkisin ka sellest, et mul on olnud nagu veits raske sellega viimasel ajal. Mu sõbranna nagu ütles, et sa peaksid oma videotega andma nii-öelda mingit lisaväärtust, on ju. Ja nagu minu jaoks ma tegelikult mõtlen, see lisaväärtus on see, et ma ei tea, see kõlab nii klišeelt, aga kui ma kasvõi mingit ühte inimest, ma ei tea, motiveerin midagi tegema, kasvõi ma ei tea, jooksma minema, mahla tegema oma sõbrannadega, saavad mu videost mingi kohviku soovituse, mis iganes. Et see ongi minu jaoks lisaväärtus juba. Või et ma pakun võib-olla kellelegi meelevahutust, on ju, see on ka mu jaoks. Võiks juba olla ju väärtus. Aga nüüd jõuame siis selleni, et ma hakkan neid klippe panema siia, on ju. Tegin esimesed klipid, täna on teisipäev. Tegin esimesed klipid, mitte nüüd see pühapäev, vaid eelmine pühapäev. Ja ühesõnaga me alustame siis seda vlogi sellega, et me käisime mu isapoolse perekonnaga jalgrattamatkal, nii et need klipid tulevad siia nüüd. Tere! Täna on laupäev, kell on 10:25 ja me läheme kohe rattamatkale ja uuesse Paduvihma. Ma lähen esimest korda elus rattamatkale. Mu onu organiseerib seda põhimõtteliselt meie perele. Nii et let's go! See võiks olema mingi põhimõtteliselt 40 kilomeetrit see matk. Edu meile. Ma ei tea, kas te kuulete, kui jõhkralt see on lihtsalt Jõhker Paduvihma. Tänapäevasti ja üldse väga oh my god. On vaja va? Hala! Ma sain selle videosse, kuidas sa ei saanud hakkama. Näile palju kaloreid läks sul? Äkki ikka 378. Läks nii palju. Noh. Jaa või? Meeldis või? Mis asi, õun või ratas? Trip. Trip oli ka hea, õun on ka hea. Nüüd me oleme tagasi tänases päevas. Järgmised klipid on see, kus ma käisingi siis sõbrannadega seal Hem kodurestos. Ja see oli lihtsalt nii ilus, armas koht. Ja ma nüüd tahaks täiega nädalavahetust ja seal mingid brunchid. Tahaks täiega brunchile minna sinna. Aga kas ma mõtlesin samas mingi suvaline päev, täna mingi kolmapäev, vaata.
Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Home, sweet home. Okei. Mu sõbrannad väga tahtsid ka videos olla. Ja see koht on lihtsalt mega ilus, me kõik nõustume, et see on ülilus. Ja nädalavahetusel peaksin saama brunchi ka, nii et tahaks olla. Nüüd tulevad klipid sellest, kuidas me käisime mammuga mingil täiesti crazy'l jalutuskäigul. Tere, on neljapäev. Ja ma näen välja, nagu ma läks trenni. Aga ma ei lähe trenni, vaid me läheme mammuga matkale. Ja see on see mingi Üleviste järve matk või rada. Seal on 2 valikut. Üks on mingi 13 ja 14 kilomeetrit ja teine on 24. Me muidu mõtlesime, et me teeme selle 24. Aga ma ei tea, me saame kokku täna ja siis vaatame, mis vibe'id on, sellepärast, et ülisuve ilm on nagu mingi 23 kraadi. Ja ma ei tea, ma olen üleni mustas riietes ka, nagu ma olen nii unine veel. Reaalselt ärkasin Svein ja nüüd läheme. Tere sõbrad, me oleme jõudnud meie esimese peatuspaigani, milleks on Assaku mänguväljak. Aga me oleme kõndinud nüüd 12,5 kilomeetrit, ehk siis täpselt pool umbes. Ma ei tea, muidu on normaalne, aga lihtsalt ülipõlev on. Ja see seljakott, nagu selg on läbi märksavad seljakotist. Ja aja lihtsalt 2,5 tundi, no me kõnnime nagu väga rahulikus tempos, on ju, et see on väga siuke chill. Aga jah, me arvestasimegi umbes, et 5 tunniga peaks tehtud saama, kui me rahulikus tempos selle kõnnime. Me käisime, ma loodan küll, kui mind pole kuulda, siis ma panen subtiitrid alla. Ühesõnaga, meil oli peatus Rimis, kus ma ostsin vett, mitu pudelit. Ma ei saa näidata mulle, mis mul kotis on, sest te kukuti ümber muidu. Õuna, tore kui inimesed jätavad õuna tee äärde. Siis me tegime väikse jatsipausi, aga istekohti pole kuskil olnud, nüüd me tulime siia mänguväljakule. Aga okei, davai, ma hoian siis kursist, kuidas meil läheb. Kas me lõpetame edukalt selle matka või kuidas läheb? Ja jõuamegi kohe tagasi Tallinnasse. 18,3 kilomeetrit. On veel minna. Mul on surm silme ees, mul või nagu puusad nüüd valutavad. See on selline sensatsioon, mida ma pole varem tundnud, et mul puusad valutaks. Okei, lõpp paistab. Nüüd on 22 kilomeetrit tehtud. Tegime väikse pausi. Ja nüüd enam ei jaksa nagu jalad. Mul on nagu talla all tunduks nagu hakkaks mingid villid tulema, mis on imeline koht, kus võiks villid tekkida talla alla, nagu ma rääkisin mammule, kuidas mul homme on tööpäev ja ma pean lihtsalt hüppama oma parema jalaga lihtsalt ühe jala peal terve aeg, sest et mul vasaku jala all on villid ja ma ei saa kõndida. Okei, ma loodan, et see stsenaarium ei lähe käiku, aga jah, enam ei viitsimegi 2,5 kültsa minna ja nüüd juba tahaks lihtsalt koju ja pessu ja värki. Aga tegelikult on ülivähe jääd. Ma sai just 26 kilomeetrit, nagu ma näitasin ka. Ja nüüd me oleme tegelikult kohe kodus ka. Ja ma pidin tegema see 23,5, aga siis mul oli juba koju nii väheselt minna, et ma mõtlesin, et okei, sama hästi ma võin juba koju kõndida. Ja nüüd, kui mul on 26 kilomeetrit kõnnitud, on ju, enam mul ei ole midagi, ma võiks nagu vabalt veel kõndida, ma võiks, ma ei tea. Ma mõtlesin, et võib-olla teeks siis 30, aga samas ma olen juba kodu juures ja tegelikult nagu ajaliselt ma olen väga palju panustanud siia aegadena, on ju. Et ma ei hakka rohkem kõnnima, aga nagu enne seda, kui 20 sai täis, siis oli see, et okei, ma ei tea, et mu jalad on juba hakkavad valutama või mul hakkasid puusad valutama, mis on üliimelik, pole kunagi elus puusad valutanud.
aga ma ei tea, nüüd need viimased kilomeetrid on nagu kuidagi kergeks läinud või noh. Jah, ühesõnaga, et vahepeal oli veits raskem. Aga nagu mega hea meel, et me tegime selle ära, et me leidsime selle aja. Nüüd ma olen kohe kodus. Ja seda ka, et me tegime nagu mega rahulikus tempos, on ju. Et seda oleks võimalik nii palju kiiremini teha, aga see ei olnud kordagi meie prioriteet, et see kiiresti läbi teha, vaid nagu pigem, et lihtsalt leida aeg, et kokku saada ja see ring ära teha. Tähendab, meil läks mingi 5 tundi aega, on ju. Ja nagu ülihea võimalus kõik jutud sõbrannaga ära rääkida. Sest et kui tihti nagu sa võtad 5 tundi lihtsalt kõndimiseks nagu mitte kunagi ja nagu reaalselt me saime nii palju asju arutatud selle ajaga. Nii et jah, soovitan teile ka, see ei pea olema nii ekstreemselt pikk maa muidugi, aga nagu lihtsalt mingi jalutama minna ja sõbrannaga jutustada. Nii et kohe nüüd ma lõpetan ära ka. Tan, ülihea meel. Ühesõnaga nüüd siis lipud on väljas igal pool, täna on 20. august, on ju. Nüüd siis ma hakkan homsest alates monteerima, vlogima seda, kuidas me läheme Saaremaale ja ma loodan, seda on väga tore, suvine trip. Me läheme Sõrve spaasse ja see tundub mega äge koht. Ma just enne vaatasin ka neid kodulehelt neid pilte ja asju. Nii et mul on täiega elevil, et me sinna läheme. Ja hommikul ma pean juba kella 7 hommikul tööle minema. Hommikud ei ole mul lemmikud. 7 kella 3 ma olen tööl ja siis me stardime otsa, kui mul töö läbi saab. Ja et õhtul ma pean veel hakkama pakkima ja jah, siis homsest tulebki uus trip. When I call her up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. It's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come easy as we start a new day, and I know what I should say. Me oleme nüüd jõudnud Sõrve spaasse ja mul on väga hea meel teha teile väike tuur meie ööbimiskohas siis ja seal olid erinevad variandid, aga meie võtsime 2 magamistoaga deluxe apartmenti. Ühesõnaga eraldi oli siis WC ja see järgmine uks vasakult on vannituba. Kui on mitu inimest, siis on alati hea, kui need on eraldi, et siis ei sega üksteist nii palju, kui keegi on näiteks pesemas. Ja duširuum oli väga ilus. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks kuskil välismaal. Ma ei jäta häält sisse, ma teen siit mingi voice overi. Aga nii ilus. On ju nagu väljamaal. Kohe kõvasti ette siis. Mida? Nii, jalgrattad on tasuta kasutamiseks. Sobib. Ja välimiste on samatud 9-9 ja spaar vahepeal päeva 2 tundi. Aga sauna on avatud ainult 5-10 see võti on kummaline. Ise sa oled kummaline. Ei saa lahti või? Oo. Ütle, kuhu kuskil ees on. Sa võid olla. Aga ma ei ole see tagasi olnud. See oli nii hea praegu. Ta käib nii kõrved lahti. Issand kui lahe. Tere tulemas. Meie joogaretriidile. Issand kui lahe. On ju? Nii. Üli lahe. Üli. Nagu te näete, me oleme kohale jõudnud. Ja reaalselt siin on nii nuino siuke cottage vibes. Nagu
mega armas. Ja kell on kohe 9 ja spa on kella 10 lahti. Nii et me läheme nüüd spaasse kiiresti kohe. Aga nagu esmamuljad on nagu tõesti mega. Excited! Vihma sadas vahepeal, see on jama. Kella või? Ei, mul ei ole. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. See on huge, ma ei tea, kas sa saad aru, aga vaadake palun nüüd, miks ma visiidid ja sellised pokaalid. Kas te saate aru, nad on nagu mingid back-up-rikud ja pokaalid? Wow. Reaalselt. No me saame väga palju pokaale siis juba vähemalt. Reaalselt ma lihtsalt pean veel kord näitama, see ei ole okei. See ei ole okei, kas te saate aru, kui suur see pudel on? Te saate aru, kui väike see pokaal on? Ma olen täiesti šokeeritud. Oi, mul on kõik meik laiali, okei. Vabandust, me tulime just paast. Ja siin on juba nii mõnedki puudused, mida me oleme märganud. Alustaks sellest, et... Mis esimene oli? Ei ole mingi katastroofilised puudused, no see on pime. Saate aru, see rõdu, mis ma näitasin teile? See rõdu, mis ma teile näitasin, on ju, kus meil on plaan siis teha meie snäkkivaagen ja mõnusasti jutustada ja mulli juua ja veeta ilusasti aega. Ma näitan teile kohe. No okei, see näeb väga romantiline välja, sest me panime siia küünlad, on ju. Aga see on siis see tuli, mis siin peaks käima. Ja siin on nagu nii mõnna. Kuulge, aga tule mitte siia. On ju? Aga jah, siin on kott pime. Selles mõttes. Nii, teine probleem, mida me tähendasime, on see, et siin ei ole susse. Nii et ma pean paljajalu siin suures uhkes mõnusas. Okei, tegelikult siin on ülimõnna, aga okei, siin on üli mõnus. Aga mingid asjad, mida oleks ülikerge muuta, nagu hästi väiksed detailid tõesti, et see teeks lihtsalt nii palju paremaks, ongi nagu väiksed sussid ei maksa midagi, on ju. Siis, ja siis spaas käisime, okei, ma saan aru, me läksimegi kell 9 ja kell 10 pandi spa kinni, aga vett nagu absoluutselt polnud põhjas natukene ja veeklaasid olid kõik mustad ja siuksed nagu, noh, need annavad nagu nii palju juurde, kui need asjad on hästi ja kui need ei ole, siis see on nagu suur error minu meelest. Aga nagu see endiselt see korter, see on ime ilus ja lihtsalt ongi, et nagu pange see valgustus terrassile, et siukse mulje jätab nagu veits pooliku mulje ja ma ei taha olla nagu mingi tänamatu jõmpsikas tõesti, kes nagu vingub mõttetud asjade pärast, aga ma lihtsalt võib-olla teile ka näidata, et see tundub küll ülilus, aga mingid väiksed asjad on nagu, mida võiks kerge muuta. Free flowing, sailing with the wind. Põhjani. How this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Home, sweet. See on Hanna matkama minemas. Väga vaimlastas nagu näha. Mis sulle siin kõige rohkem meeldib? Siin või? Siin ööbimiskohas või? Jah. Ja, see mööda. Seltskond! Ma tahaks ka selliseid tool. Ilusad toolid on küll, jah. Kõik on ilus siin. Ilm võiks parem olla, aga noh. Selle eest meil pole raha, et maksta, nii et kõik raha läks ööbimise peale. Okei, räägime siis rahast ka, inimestel meeldib raha jutud ka. No räägi. Mis see oli? Me oleme siin 2 ööd ja see oli 511 või? Jah, 3-le. 2 ööd 511 eurot 3-le ja me oleme mingi deluxe apartmentis. Hommikusöök on Niina sees ja see spa Niina sees ja õues on ka mingi bassein. Aga see mahutab vaata 4. 4 inimest jah. Nii et kui te olete säästlikud, olge 4-kesi.
meil ei ole aga siis läheb kallimaks, võtta, me võtsime 3 nagu. on kallim siis veel? Jah, no meil üks voodi ei olnud tehtud ka. Ei olnud või? No võt sulle. Tulge puhkama. Ja võtke sussid kaasa. Ja võtke sussid kaasa. Alustame hommikut klaasi mulliga. Äkki tegelikult see on Noko. Kui käisid sõbrannalt juua ja ta annab sulle sellisesse klaasi põhja peal. Ma raha, et ise osta Nokot. Ma ostsin tegelikult endale kofeiini vaba, sest et... Ära räägi või, mis sa vaatad? Lõpeta ära. Ma tulin jah siia puhkama, aga ma pole raha, et Nokot osta. Siin võiks päevitada. Aga ei saa. See nagu veits näeb välja nagu piltide pealt nagu mingi ehitusplats, vaata. Aga tegelikult on nagu nunnu. Super. Ütle seda, mis sa enne ütlesid. Mis mõtlesin? Ma tervitan sind, loodus! Tervitan sind, loodus! Paljajalu loodus! Ühendan sinuga enne! Oh my god, kui jube! Ja siin on kõrval nagu kohe korteris ka või? Ma võiks sellega raha teenida. Ashalam! Üks on mingi äri, teine on mingi... Shalam! See on nii jube. Ma olen see, kes raha võtab. Nagu need on tavalised korterid ja need deluksid, need on nagu segamini sinna. Vist jah, üleval on vist tavaliselt koos saunadega. Honnale nii väga meeldib lihtsalt väike, et ta lihtsalt peidab ennast selle eest. Treppiastet tuletõrni tippu. Juh, hei! Nendega tiiruäärest ei peisa siia ronima. Reisilt tagasi jõudnud. Käisime siis, jalutasime ja siis käisime, mis see siis on, Sõrve tipus või? Saare tipus või? Sõrve või Saare, kumb siis? Sõrve tipus. Ja nüüd jõudsime tagasi koju ja me läheme sööma siia samasse Sõrve spaasse, siin on mingi Sõrveköök. Sõrveköök. Läheme sinna sööma ja siis me läheks, seal on õues üks bassein. Ma mõtlen, läheks sinna passu äärde lebutama ja chillama ja siis me läheme õhtul spaasse. Your friends, they warned you, 'cause they knew I had a past, but you saw beyond that. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the knee.
neon light. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Should have been me there under the neon light. Yeah, I guess you moved on. It's been a long time since we talked. Wish I could call you up, but I already had my shot. Cause now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home. Kell on 12 ja reede on ja me teeme nüüd check-out'i. Nii et meie 2 ööd siin ongi nüüd läbi. Üks asi veel, mis ma tahtsin öelda, on see, et siin on rattad ka tasuta kasutamiseks, mis on üli hea boonus ja nagu korralikud rattad. Käisime hommikusöögil ära ja jah, nüüd me pakime kokku ennast ja siis me liigume vist kõigepealt Kuressaarde. Kõigepealt me lähme läbi sealt Salme saiast, ostame kaasa enda elukaaslastele ja vist endale ka mingisuguseid pirukaid või asju. Ja ülipehme oli teile need saiad, mis me sealt ostsime. Ja siis me lähme Kuressaarde ja siis me lähme Muhule. Lähme äkki läbi kuskilt, ma ei tea veel kust, ühesõnaga. Ja ma autos äkki endale pikema kokkuvõtte sellest, mis me siis sellest kohast lõpuks arvasime. Tahtsin ka öelda, et nagu näete, ilm on täiega siuke sombune ja vihmane ja ma olen nii valesti pakkinud reaalselt, mul on nagu kõik mingi suvetopikesed, suve lühikesed püksid, suve seelikud, et nagu inimene ei oska pakkida. Nii et nüüd ma pean sellest reisikomplektis olema reisi lõpuni, sest et tripi lõpuni, sest et mul ei ole midagi nii paksu muud seljas kaasas. Oota, ma mõtlen, äkki ma ikka räägin siis ära nii kaua, kui ma ootan teisi, mis me siis kokkuvõtte on sellest kohast. Mega stiilne, ilus. Selles mõttes on nagu mega palju potentsiaali, aga nagu ma ütlesin alguses ühes klipis, et nagu mingid väiksed asjad nagu veits lonkasid. Ja see on ka naljakas, siin ei ole nagu mingi retseptsiooni, nagu kui sul on mingi küsimused, siis siin ei ole kellegi otseselt küsida. Nagu seega, kui meil ei olnud seda lampi, siis me kirjutasime kuskile alla kliendi toele ja siis saime selle lambi, aga nagu koha peal kedagi ei ole. See oli küll naljakas, spaas kedagi ei ole. Koha peal on nagu vesispaas on minu meelest nagu kohustuslik osa, et seal peab olema vett, sest et see kõik higistavad ja käivad saunas, on ju. Seal oli seal nagu veetünn, on ju, mis oli täiesti tühi mõlemal korral, kui me käisime. Nagu null vett, need lõpuks võtsime oma vee kaasa, kui oma jookidega ei tohi siseneda, blablabla. Siis seal eile oli mingi küpsise, plögamaas, mingid lapsed olid käinud, et nagu keegi võiks vahepeal kontrollida üle ka, mis seisus see spa nagu on. Et see oli nagu miinus. Aga muidu nagu väga siuke rahulik, armas koht. Aga jah, ma ei tea, see on nagu suht kallis ikkagi oli, et selle raha eest võib-olla ootaks personaalsemat teenindust ja siuksed, et kõik asjad on nagu läbi mõeldud ja üli hästi. Aga ei, tegelikult oli tore, ilus ja nii edasi. Nüüd lähme nüüd lihtsalt väike valmis, me lähme nüüd autosse ja sõidame. Viimane asi, mul läks meelest ära, aga jälle väike asi, aga kui me läksime sinna, siis seal nõudepesumasin väga tore on ju, aga nõudepesumasinas olid eelmiste nende klientide nõud välja võtmata puhtad, aga nagu see on ilmselge, et kui tulevad järgmised kliendid, siis koristaja vaatab üle, et see nõudepesumasin on tühi on ju ja järgmised kliendid tulevad ikkagi puhtasse ja korrastatud ja tühja nõudepesumasinaga kohta. Ühesõnaga, nüüd me jätsime lihtsalt oma nõud kraanikaussi, sest et nagu veits nõmme on, aga samas ma ei pea teiste inimeste nõusid hakkama kodus või seal ööbimiskohas ära panema, et ma kodus on seda piisavalt teha. Jälle väike märkus lihtsalt, aga kokkuvõttes oli armas koht. Neikule homseks koju kaasa 2 pirukat. Ma olen mitu korda üritanud siit pirukat saada, kunagi pole õnnestunud. Vaatame, kas nüüd õnnestub. Ma otstan kahe vahel. Me ja hea Eestimaa sai. Ma võtsin kaneeli šokolaadi
ja siis võtsime kohvi kõik, sest siin sai käpamasinaga kohvi, mis on esimene kord siin Saaremaal, kui me saame käpamasinaga kohvi. Nii et ka proovime siis. When I call up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away. Kui ma oleksin hobune, siis ma tahaksin just niimoodi elada. See on ideaalne hobuse elu, vaadake lihtsalt, kui mõnus neil on siin. It's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come easy as we start a new day. And I know what I should say. Kes ei tea, siis Muhus on selline koht nagu Toidu tänav. Ja nüüd me läheme sinna Toidu tänavale. Issand, mis ma saan kui ka toimub. Toidu tänavale sööma. Ikka ostavad ju Muhu leibaga kaasa, kui Muhus käid. Kohustuslik. Soojad ka veel mega nice. Ma vlogin nüüd, ärge ehmatage. Ei oska alustada. Okei, me oleme jõudnud mandrile ja me ei lähe tagasi koju, vaid meie puhkus jätkub ja see jätkub Haapsalus. Me läheme Mari-Liisi õe ja tema elukaaslase või siis, mis ongi, abikaasa. Ühesõnaga, mammuõde ja ta kott ostsid endale enda maja Haapsallu ja me läheme tänavuseks sinna ja meil on jäänud sõita, kui palju? 48 minutit. Vaat, kui täpne info teile. Ja Haapsalus me lähme poodi ostama õhtuks mingit snäkke ja mammu itsitab siin ees. Mis asja? 48 kilomeetrit. Vabandust, 35 minutit 48 kilomeetrit, ma ei tahtnud teile valatada. Mul on lihtsalt kõrvakuulmisega probleeme natuke. Ja ma lootsin, et ma saan homme rahulikult seal hommikus süüa, chillida ja kohvi juua ja nii edasi, aga ma saan pakkuda üheks. Aga ma pean homme tööle minema. Ja jällegi, töö segab mu elu. Nagu ikka. Ja nüüd ma võib-olla pean siis hommikul varem minema. Tšau! Tšau! See on mingi kraami pealt piiles. Tšau! See küpsis. Mis küpsis? See oli nii hea! Selle jah, kraami pealt. Ma võtsin, et me oleme nüüd jõudnud Haapsalusse. Nagu ma ütlesin, meie sõbrad ostsid siin maja, nii et kui ma ühes eelmises videos näitasin Lisette ehk siis oma sõbranna korterit, mis nad ostsid oma elukaaslasega, siis täna ma näitan teile natuke seda maja, mis siis mu sõbranna ja ta mees ostsid endale ja see maja on nii ilus. Järjekordselt mul on siuke tunne, nagu ma oleksin Airbnb's või siis kellegi mingi vanemate sõpradel külas või midagi, mitte siuke tunne, et nagu see on minu vanuste inimeste enda ostetud kodu. Nagu, what? Mul on see loogika, et ma reaalselt tunnen endiselt, et nagu ma oleks mingi 18-aastane väike plika ja siis ma saan aru nendel hetkedel, et ma olen täiskasvanud naine. Ja elu on sealmaal, kus me ostame endale majasid ja ma ei tea, inimesed saavad lapsi ja nagu... Ühesõnaga ma näitan nüüd teile natuke seda maja, aga ilm on ülivihmane ja värki. Me olen praegu üleval korrusel, see on nende, ma ei näita siin nende magamisruumi. Siin on veel 2 tuba, kus meie ööbime, aga ma näitan teile alt põhiliselt. Esiteks see trepp on juba nii äge. Sina perenaine? Lumi, tee koostööd. Tõsi, koostööd. Tšau, perenaine. Tšau. Jaa. Oled? Ilmselgelt me tulime siia sööma.
oleks võinud enne näidata, kui kõik ei olnud veel laga, aga ühesõnaga kõik on ka mega ilus. Ülipalju aknaid, üliavar, üliilus. Lõpeta! Lolli näoga ka veel. See on mingi suvaline inimene tänavalt. Ma tahan nüüd tamat ikka näidata. Kas siit saab kõva või? Nii. Ja siin terrass on niimoodi, et nii nunn on need tomatid. Vihma saab praegu, meil lähega siit ümber ringi jookseb siuke terrassike. Ja nad te kolisid terrasse mingi paar kuud tagasi siia? 1. juuli. 1. juuli. No, värske. Tegelikult juuni viimane päev. No ühesõnaga vähe olete elanud siin. Aitäh, et soolaleivale kutsusite. Pole ondki. Pole olnud või? Ei tee jah. Miks? Kõik käivad eraldi või? Muidu on too much või? Saab rohkem kinki. Sellele ma ei mõelnudki too. Ei, ma ootan soolaleiva pidu siis. Ühesõnaga, muidu istuks õues, kui ilm kannataks, aga seal ka need tomatid on lihtsalt nii ülinud. Aga nagu te ei saa aru lihtsalt, need laed on mingi ülikõrged ja kõik on siuke ülistiilne ja kõik on täiesti vait. Jah, miks kõik vait on? Jah. Nii perenaine siin asjatab. Räbane. Homme hommikul ma tahaksin siit kohvi saada. Seega Pille ma ei saa tulla kell 7 sinuga. Sest ma tahan vaadata seda kohvimasina. Kuule, kes need lubadaks? Ja neid ka Ester. Oho. Keskliga on nagu veel otsega. Kui kaugel? Nähtee! Lai muusika on meil siin. Issand nii arvast, tema tuli ka kuulama või? Vaatad, lommu lakub diivanit. Eelvakku. Muidu laik on See on sinu müts. Jah, minu müts on nii igine. No miks ta oleks pidanud siis selle mütsi sinna peale panema? Sest ma panin, et ta ei lakuks seda. Aga tegelikult, miks ta lakub seda? No ei tea. Kus ta näeb nii jube välja siin? Perversne. Baklažaan. Jaa, aga see, et te Eku paljad puuetused sinu bloogis, see oli okei. Siin ma muusika tahtaks. Mida ma teen? Ta ei tee muusikatki. Tee muusa! Hommikul, kui me ärkame, siis tee muusa. Hommiku kohv Keviniga. Kuule, patiplika. Kuule. Ta magab voodis ka või? Jah, siis magame siin. Nüüd on kolitud järgmisesse tuupe. Jumu, mis arvad sellest? Sul ei ole vaja alla pessa minnagi. Ei lähe, tõmba nägu küll. Nägu toomustama. Tubli oled jah. Väga puhas on nüüd välja. Kui mitsellaarveega oleks üle tõmmata. See on nii hoolikas. Ma on tõesti mingil nagu tilgun juba käed on ülimärjad. Noh, Noorpar ja tööd teeme siis. Tere hommikust. Tahtsid loogi? Said loogi? On käes siis laupäev ja me oleme tagasi lennujaamas ehk siis samas kohas, kus me alustasime oma trippi. Saaremaa trippi me alustasime siis kolmapäeval, täna on laupäev. Väga tore oli. Ma lähen nüüd otse tööle. Ma lähen siuke ludupea välja, mul pole meiki ega midagi, ma mõtlen, ma jõuan, mul on aega natuke, et ma jõuan seal töö juures teha ennast korda. Ja mis ma siis teile räägin?
ma ei tea, ma olen nagu sellel suvel rohkem Eestis ringi trippinud, ma arvan, kui kunagi varem, sest et nagu tavaliselt ma olen välismaal hästi palju käinud. Ja isegi osad suved põhimõtteliselt veetnud kuskil välismaal seoses tööga, et see on nagu esimene suvi, kui ma olen hästi palju Eestis ringi trippinud ja ma olen teile hästi palju kaasa võtnud, ma olen teile näidanud erinevaid lähedaid kohti, nagu üliäge oleks, kui ma ei tea, kui ma olen andnud teile ka mõtteid äkki, kuhu võiks minna või kuhu võiks mitte minna. Et ja ma olen sõbrannadega hästi palju aega veetnud sellel suvel. Alati ei pea üldse minema muidugi ööseks või mitmeks ööks, vaid nagu lihtsalt ka mingi päevatripp ükskõik kuhu sõbrannadega on alati mega tore. Ja ma arvan, et minu videod on selles mõttes ka hea tagasiside, et nagu kuna ma olen kõik need tripid ise maksnud ja kõik need kohad ise valinud, et see on minu aus tagasiside, kus iganes ma olen käinud. On mega tore, kui sa oled jõudnud siia video lõppu, ma kaldun arvama, et sellest tuleb pigem pikem video, nii et aitäh, et sa vaatasid ja ikka subscribe mu kanalit ja like seda videot ja iga kommentaari ma ka täiega appreciate'in. Ma loodan, et see ei ole häiriv, et nüüd, kui ma selle video üles saan, siis on tõenäoliselt juba sügis või ongi, sest et praegu on augusti lõpp ja mul on veel mitu videot vahepeal tulemas. Et ma loodan, et see ei ole häiriv, vaid et võib-olla ma suudangi teid ka kauem hoida positiivsel suvisel lainel. Ja jah, aitäh, et sa vaatasid.